Tere hommikust ka minu poolt. Aitäh kõigile, kes on siia kohale tulnud. Lumekiuste, see nii hull täna ei ole. Ja neile ka muidugi, kes on videos ja meie hea kolleeg Ott liitub vist kaugelt, vaatab videost. Me oleme nii painikorganisatsioon, et ta on viimast 3 kuud töötanud kusagilt Kagu-Aasiast. Nii et kes tahab ägedat tööandjat, kes ei sunni Eestis lumes töötama, tulgu palun MKM-i tööle. Sest meil on alati vaja häid talente. Aga eks ma jõuan selle valge raamatuni, ma tegelikult tahan alustada minevikuga. Meie oleme kõik seda Eesti lugu vist 10 000 korda kuulnud, ise kõik oleme siin seda rääkinud. Ma korra ikkagi vaataks seda lugu läbi ühe dimensiooni. Sest me kipume nagu rääkima seda, kuidas me oleme tublid, me oleme julged, me tegime midagi erilist. Aga meil joppas ajaga. Sest mõtleme korra, mis see aeg oli. See on nüüd, ma kohe jõuan selle pildini, aga me hakkasime ehitama digiriiki 90-ndatel. Me ei olnud mingisugused teerajajad. Digiriike oli ehitatud 50-ndatel, 60-ndatel, 70-ndatel, mainframe hakati kasutama avalikus sektoris, eks ole, ütleme teise maailmasõja juba, või vahetult peale seda. Brasiilia digiriigi agentuur hiljuti tähistas oma 60. sünnipäeva. Ja meil vedas ajaga, sest me hakkasime digiriiki, me hakkasime riiki ehitama. Ja see ongi see slaid, eks, see on meeldetuletus, kus me olime, see on 95 aasta, eks ole, 92 aastal oli see number palju sünge, mis oli meie SKT per capita aastal 95. Me hakkasime riiki ehitama, meeletut arengutsüklit läbima just sel hetkel, kui toimus paradigma muutus, kus lõppes suurarvutite ja organisatsioonilise arvutuse aeg ja algas interneti ajastu. Internet oli 70-ndatel, aga kui see muutus nii-öelda laialt kasutatavaks fenomeniks. Ja see interneti tulek ja selle personaalarvuti tulek, see tõi ju selle paradigma muutuse, kus see nii-öelda see arvutusühik, see ei olnud enam organisatsioon oma mainframe'ide, oma terminalidega, oma privaatsete võrkudega, vaid isik. Ja tundus, kui sa mõtlesid oma infoarhitektuuri peal 90 loogilisena, et sina suhtled isikuga, isikul on olemas võrguga ühendust, on olemas oma arvutusseade, selle pealt tiigrihüppe, anname kõigile siis selle arvuti pädevuse, viime arvutid koolidesse ja küladesse, siis kui ükski teine meist 10 korda jõukam riik seda ei teinud, ei tee, kõigil peab olema identiteet, andmeplatvorm, kus me saame kõik neid andmeid avatult üle interneti vahetada, kujutage ette aastal 2000 täiesti nagu uskumatu asi, sealt edasi Skype, valimised internetis, Kübersõda 2007 ja nii edasi. Ja seda lugu kõik teate. Aga see point on selles, et need asjad juhtusid ja paljuski me tegime need asju muidugi selle tõttu, et olime julged ja nutikad ja kõike seda ja tublid, aga ka selle tõttu, et me juhtumisi ehitasime oma riiki ja oma majandust just sel hetkel, kui need asjad olid uued. Ja see andis meile stardieelise. Sest ega ei nappinud ju tarku inimesi, insenere, äriideid ja mõtlejaid Lääne-Euroopas, Ameerikas, aga neil oli see tohutu legacy all. Ja see viib meidki, eks ole, viimase 10. lõppu, kus me tegime esimese AI-strateegia, esimese kratikava ja kus me hakkasime, eks ole, rääkima, kus kõik said aru, eks ole, oli see viimane AI hype-tsükkel. Ja küsimus on nüüd selles, kas meie lugu kordub sellisel viisil. Sest täna on meil see sama legacy, mis on nii-öelda, oli 30 aastat tagasi Lääne-Euroopal, Ameerikal. Kas me suudame teha selle teise tiigri hüppe ja hüpata üle oma varju? Kindlasti saab see teine kord olema raskem kui esimene kord ja sellest me täna sisuliselt räägime. Sest what's at stake on see, et tuleb nüüd meeletu muutus. See ei ole ainult tehisintellekti muutus, et siin on nagu laiemalt, eks ole, tehisintellekt ei ole uus asi, eks ole, 50-ndatest see, mis muutus, on arvutusvõime, Moore'i seadus, pidev kordumine, aga oleme jõudnud kohta, kus mina vähemalt usun, et kõik need nagu teoreetilised stsenaariumid, kogu see hype, mis on olnud aastakümneid, mis päriselt hakkab nüüd juhtuma. Ja see mõjutab valdkondi, mis varem on olnud igasugusele arvutipõhisele automatiseerimisele suht immuunsed. Esimene neist saab olema IT ise. Ja mis on muide väga suur väljakutse meile, et meil on nii-öelda väga suur osa meie ekspordist ja majandusest ja lisandväärtusest on seotud sellega, et meil on tublid IT-ettevõtted, kes üht ja teistpidi teevad midagi koodiga, see koodi tegemine muutub. Ja igasugused teised valdkonnad, eks ole, mis on olnud raskesti automatiseeritavad, see on selline geneeriline vaade sellisele suurorganisatsioonile, aga me võime ka rääkida ametipõhiselt, eks ole, juristid, arstid, õpetajad. Mark Andreessen kirjutas eelmisel aastal väga hea essee,
kus tema muidugi tahtis kõikide nendele AI pessimistidele reageerida, öelda, et see tegelikult on väga positiivne areng, mis tuleb. Aga see point on see, et kõikjal, kus inimaju on olnud see pudelikael kaob nüüd ära. Ja mitte tingimata selle tõttu, et see tehisintellekt on võrdne inimesele, selleks ei pea tulema AGI, piisab puhtalt sellest, mida meil täna juba turul on, et kõiki neid valdkondi muuta, sest seal, kus sa oled pidanud ootama oma selle 8 tundi päevas, 5 päeva nädalas, suht aeglaselt toimetavale inimesele ja tema järel korraga on sul mitte tasuta, suht kallilt, aga siiski automaatselt kohe kiire vastus olemas. Ja see ei tähenda, et meil ei oleks enam õpetajaid vaja, see ei tähenda, et meil ei oleks enam vaja arste ega juriste, aga täpselt nagu elekter muutis sootult tehasetöölise ja kogu meie industriaalelu väljanägemist, siis need valdkonnad ka muutuvad meeletult. Ja mina väidan, et praegu on olemas võimaluste aken. See võimaluste aken, see pilt võtab ilusti kokku, see on selline suurfirmade juhtide survey, mida tegi antud juhul Boston Consulting Group. Küsiti, eks ole, eelmisel aastal, kas te juba kasutate Gen AI-d oma organisatsioonis. Ja eelmisel aastal ütles üle 50% küsitletust, et me pigem ei julge veel. Ma isegi midagi ütlen, et see number muutub päris kiiresti, ma olen kindel, et kui see küsitlus praegu läbi viia, on see vastus juba teistsugune, aga nende suurte tehnoloogiliste paradigmade ülevõtmisel, see latents, see nagu ajakulu on päris suur ja see on meie võimaluste aken. Et ma usun, et see on veel avatud, et kui me kollektiivselt ühiskonnale selle hüppe teeme, siis me võime olla jätkuvalt nende seas, kes pigem võidavad sellest paradigma muudatusest, nii nagu me võitsime internetiajastust. Aga ega ta lõputult ei püsi avatuna. Ja üks asi on ka selge, pahalased hüppavad läbi selle akna. Et näitena küberturbes, kõik need asjad, mida nagu AI teeb paremaks, koodi kirjutamine, inimestega suhtlus, loovalt mingisuguste asjade väljamõtlemine, kõik see on ju vesi küberkuritegijate veskile ja küberrünnete veskile, sa kõiki neid asju, mida sa tegema pead. Nii seda tehnoloogilist poolt kui ka seda inimpoolt, mida on vaja sihitud rünnete tegemiseks ära automatiseerida. Täna me juba näeme, et igasugused sihitud rünnakud, igasugune meili teel, phishing attackid toimuvad palju paremini, eesti keel meid enam ei kaitse, sest sa võid istuda Namiibias, istuda Venemaal, päris hea eesti keelega selle pettukirja koostada, aga see läheb veel palju paremaks. Pahalased igatahes ei karda seda tehnoloogiat, miks peaksime meie? See on nüüd meie väljakutse. Räägime korra hetkeolukorrast. Meil on nüüd olnud aastast 2018-2019 Eesti tehisintellekti strateegia päris palju tehtud. Me oleme eriti avalikus sektoris päris tublid olnud. Üle 130 krati, ma kohe räägin paarist ägedast näitest. Need jupid on olnud taaskasutatavad, asutused on väga julgelt osalenud selles piloteerimises. Hetkel me ei ole veel hüppan sinna, et me päriselt automatiseeriks asju ära. Need kasutusjuhid, neid on, nagu sa öeldud, 130, need on mõned näited nüüd eelmisest aastast. Minu lemmik, mida ma räägin, eks ole, kõikjal välismaal on see Lume AI, sest hästi lihtne asi, veebikaamera liinibussidel suudab mõõta päris keerulise asja, kus on lumiteedel ja siis saata sahad, eks ole, välja, et eriti kui see on välismaine külaline, kes talvel tuleb, ta saab kohe aru, miks see on kasulik ja vajalik rakendus. Enamus nendest rakendustest on olnud hetkel veel sellised ühe konkreetse probleemi fokusseeritud lahendused, see AI selle taga on sageli masinõppe, mingisugune algoritmilisus. Üldiselt nende 130 raames me ei ole veel generatiivse AI võimalusi kasutanud. On mõningaid erandid, oleme hakanud eksperimenteerima, aga selge on see, et selles valdkonnas tehnoloogia muutub nii kiiresti, et strateegiad ei pea väga kaua vastu. Me oleme ka nende AI strateegiatega saanud aru, et meie tsükkel ei pea olema 4 või 5 või 10 aastane, vaid 2 aastane. Ja see väljendub ka bürokratis. Te olete vast kõik seda slaidi näinud, eks ole, bürokrati kontseptsioon läks eelmisel aastal laivi ja oli teatud pettumine. Sest see juturobot, ta oli ChatGPT-eelne, ta ei vastanud inimeste ootustele. Õnneks, eks ole, väga suur osa sellest, mis bürokraat on olnud, on tegelikult see stack, mis on kapoti all. Ehk et see ei ole kuidagi maha visatud töö, mida me oleme siin järjekindlalt viimased aastad teinud, on võimaldanud e-teenustel toimuda vestluse suunamisel ja siis sellel aastal me paneme selle GPT elemendi juurde, et see vestlus ka sujuks. Muide, see raske asi, see ei ole seal panna bürokrati vestlema nagu GPT, võib-olla natuke kulukas, kui lihtsalt teha API-ga raske seal juures. Ja see on väljakutse, millega
praktiliselt võtmes kõik riigisijad praegu seisavad silmitsi, on see vahet tegemine, et kus sa lased seal sõel vestlusel toimuda, eks ole. Kodanik kirjutab, räägib telefonit, kuule, tere, mul on siin üks mure, vastab juturubad, oi kui tore, ma saan su murest aru, ja kus ta võib ka luuletada, kus ta võib olla generatiivne, ja kus sa nagu ütled stopp, ja siis, eks ole, tuleb see nii-öelda konkreetne, palju vähem paindlik juturobot, mis ütleb, okei, kas ma olen õigesti aru saanud, et siin uue passi me saadame aadressile Toompuieste 1. Kas ma olen õigesti aru saanud, et pangakonto, kuhu sa tahad seda hüvitist, on järgmine. Sest seal me ei saa ju luuletamist lubada ja seal, eks on tegu, eks ole, õigusliku väärtusega toimingutega, ehk et nagu see nagu tasakaalu leidmine, see nagu protseduurika, kus me selle kahe nii-öelda algoritmi vahel vahetume niimoodi, et kasutaja saaks aru, et kasutaja jaoks oleks kõik hästi kokku traagatud, see on praegu meie väljakutse. Aga selle me teeme kindlasti ära. Me oleme olnud avaliku sektoris suht tublid, aga me mitte kuidagi ei tohi oma loorberitele puhkama jääda, sest nagu Jeff Bezos meile meelde tuletab, iga päev on day one, iga päev peame vaatama oma väljakutsetele otsa, nagu me oleksime täiesti värsked, nagu oleks meil Eesti Vabariigis aasta 92, mitte mingit legacy't ei ole ees, ja küsima enda käest, mida me siis teeksime. Ja see ei tähenda, et me viskame kogu tehtud töö prügikasti, aga me peame vähemalt alati teadma, mida me teeksime, kui oleks day one. Ja siis, eks ole, peabki kuidagi nagu selle vahe, selle nagu päriselu ja selle ideaalse vahel kuidagi kogu aeg kokku viima. Et see ongi see nii-öelda sellise valdkonna strateegilise juhtimise väljakutse. Aga räägime siis nendest väljakutsetest natuke. Esimene asi saigi juba mainitud, et taakvara asendamine on päris keeruline ja kogu see taakvara on tehnoloogiline, aga see on ka protseduuriline, mõtteline. See nii-öelda tähendab, et kõik see muutuste juhtimine on keerulisem, kui ta muidu olla võiks. Kuigi me oleme avalikus sektoris väga palju teinud tehisintellekti rakendamiseks, siis see lähenemine on süsteemne. See ongi olnud nii-öelda suht oportunistlik seal, kus on olnud asutusi, kes on tahtnud seda rakendada, seal me oleme seda teinud. Me oleme natuke siin ja seal ka peale tükkinud, aga pigem oleme toetanud. See on muidugi väga positiivne sellele, et enamus avaliku sektori tippjuhtkonnast tegelikult tahab nendest teha. Et ma nüüd 2 aastat, eks ole, olen praeguses ametis, väga palju suhelnud teiste kantslerite, asekantslerite, peadirektoritega ja ma pean seda seltskonda kiitma. Nagu peaaegu viimasele mehele ja naisele, nad tegelikult näevad väljakutseid, mitte ainult tehnoloogilisega organisatsioonil, mis meil riigis on, nad tahavad neid muutusi ellu viia, aga see ei tähenda, et see neil alati õnnestuks, sest muutuste juhtimine ka väikses riigis on siga keeruline ja neil ei tule eelarve alati järgi, neil ei tule alati tiimid järgi, protseduurika peale nagu komistatakse, aga tahe on olemas. Siis konkreetne teema, eks ole, ma olen muide, ma siin rääkinud hästi palju AI-st ja see on, ma vabandan, sest tegelikult me räägime siin AI-st ja andmetest, andmed on ju see nii-öelda AI tooraine, aga lõpuks see automatiseerimine, mis AI teha saab, on see tippusooritus, mida me nende andmete peal teeme, aga kui korra andmetest rääkida, siis praegu riigi vaatest on ka see, et me koormame päris palju jätkuvalt, eriti oma ettevõtjaid, oma kohustustega. Ja kui me siis korra ei vaata riiki, aga vaatame laiemat ühiskonda, siis erasektoris on meil tehisintellekti rakendamisega ja ka suurandmete töötlemise rakendamisega kehvasti, kohe räägime sellest. Ja samuti, eks ole, see teenuskeskkond, kus me oleme, võiks olla parem seda avaliku sektori kontekstis, me esmaspäeval rääkisime personaalsest riigist, aga tegelikult ka paljudes meie erasektori ettevõtetes. Ja see mõtteviisi muutus, mis tuleneb andmepõhisest otsustamisest, see ei ole ka paljudes kohtades kohale jõudnud. Võib-olla, et seda kõike numbritega natuke kokku võtta, räägiks väljakutsetest 2 slaidiga. Esimene räägib oskustest. Ja need ei ole nii-öelda AI andmete oskused, need on laiemalt nii-öelda digioskused. Me oleme Euroopa Liidus seadnud nüüd hulk kvantitatiivseid sihte, kuhu me nii-öelda oma digit tervikule viia tahame. Need sihid puudutavad avaliku sektori IT-d, taristut ja internetti, oskusi, ettevõtete digiteerimist. Ja oskustega on niimoodi, et Euroopa võrdluses, kui mõõta, pilt ei ole kõige hullem, me oleme üle keskmise, aga see kast siin näitab, kuhu me jõuda tahame, eks ole, et me tahame, et siin võib metoodikale vaielda, aga teatud metoodika 80% rahvastikus oleksid sellised baasoskused. Andmete kasutamise baasoskused, tehisintellekti kasutamise baasoskused, nii-öelda digimaailmas orienteerimisoskused. Ja siis teine asi, mida me mõõdame, on IKT-spetsialistide hulk nii protsendina tööjõust kui ka protsendina ülikoolide lõpetajatest. Me oleme siin esimesel kohal Euroopas, aga teisalt, kui me vaatame, mis maailmas juhtub
ja mis nagu selle nagu valdkonna võimalused väljakutsed on, ka see number on väike. Ja see 6% 10 tõus, mida Euroopa Liit on seadnud kollektiivseks eesmärgiks, tegelikult meie siht võiks olla ju ambitsioonikam, see ei ole kindlasti lihtne. Ja see väljendub, see, et me ei ole oskuste vaates seal, kus me olla võiksime, see väljendub ka meie ettevõtete numbrites. Ja siin me oleme tegelikult päris mitmes kohas nagu alla Euroopa keskmised. Kui me nagu vaatame, eriti väike VKE-sid, üle 10 inimese, alla 500, mingi käibenumbrid ka, siis see digitaliseerituse intensiivsus on tunduvalt kehval järjel kui Hollandis või Taanis või Soomes. Ja eks siin on erinevaid põhjusi, siin on see, et see Eesti ühiskonna digitaliseerimine ebaühtlaselt jaotunud, on mõned sektorid, kus on väga palju innovatsiooni, on teisi, kus ei toimu, ka selle tõttu, eks ole, et meie VKE-d on väiksemad keskmiselt, aga fakt on see, et see on väljakutse. Ja kui me vaatame nüüd seda AI-protsenti, ma arvan, et muidugi see on self-reported ja inimesed ise ei teadvusta, kus on AI-d ja nüüd kõik on mänginud ChatGPT-ga, see number oleks kõrgem, aga see, mida me siin mõõdame, on kas see AI kasutus reaalselt panustab sinu tootmisesse või sinu majandustegevusse. Ja see number Eestis on umbes 4%. See number Euroopas on ka väike. Positiivne on see, et tegelikult me kõik peame meeletu hüppe tegema. Taanis on see mingi 20% juba. Et meil on siin mingid asjad ei toimi päris. Ja see on siis see väljakutsete väli, et avaliku sektori kogu seda tööd teha süsteemsemalt ja paremini, et tegelikult meil on põhimõttelist väga suurt tööd vaja teha meie laiemas mõttes meie oskuste osas ja selle osas, kui andme- ja AI-intensiivsed meie ettevõtted on. Ehk siis, see on see meie sisuline kontekst. Räägin ka korra sellest strateegia raamistikus, sellest paberite kontekstis korra. See kõik on bürokraatlik kantseliit, aga on ka relevantne. Et nagu Neemes juba mainis, meil on siin Eesti 2035, see on meie see üldine põhjanael, kuidas me Eesti riigi strateegilist asju juhime. Ja ma ütlen, inimesed võivad väga küünilised igasuguste arengukavade ja strateegiate osas. Aga see muutus, mis on toimunud viimastel aastatel Eesti avalikus sektoris, on ka päris põhimõtteline. Me tegelikult ka teeme neid asju, mis meie strateegiates on kirjas. Me päriselt ka juhindume nendest eesmärkidest. Slaidi mul ei ole, aga lähete Statistikaameti websaidil, see on asi nagu Tõetamm, kus on kõik need suured Eesti 2035 indikaatorid, meie hetkeseis, me vaatame seda ja me päriselt paneme oma tööplaane paika küsimusega, kuidas me viime ja nügime neid numbrid edasi. Mitte, et me seda alati oskuslikult teeksime, aga selle asi on point ja ma arvan, et 10 aastat tagasi see, et iga strateegia oleks sahtis ja see ei ole enam nagu meie tänane kontekst. Ja sealt edasi ongi üks tegevuskava, on valitsuse tööplaan. Ja siis on meil 2 väga olulist valdkondlikku arengukava. DÜAK, lühend ei ole kõige õnnestunum, digiühiskonna arengukava ja TAIE. Mari Rüsko pole täpselt öelda, mida TAIE lühend tähendab. Teadus-arendustegevuse innovatsiooni ettevõtluse arengukava. Aga meil on 2 numbrit. 90% on meie siht avaliku sektori teenuste rahulolu osas, see on see kõige olulisem KPI, mis tuleb DÜAK-ist. Meie siht on see, et aastaks 2030 oleks kasutajate rahulolu kõikide avalike teenustega 90%. Seda nii üksikisiku teenuste kui ka erasektori teenuste osas. Ja teine on 110%, see on TAIE eesmärk. See on see, et aastaks 2030 oleks Eesti tööjõu tootlikkus 110% Euroopa Liidu keskmisest. Ja see sama 110% ei seisa ka paigal, vaid on ka liikuv sihtmärk. Teeme oma avaliku teenuse paremaks, tõstame oma ühiskonna kui terviku tootlikkust ja produktiivsust. Need on meie suured sihid. Ja kõik, mida me teeme, millest me täna räägime, lõpuks peaks selles väljenduma, moel või teisel. Ei tohi midagi unustada, et me oleme ka õigusriik, et me kirjutame arengukava, siis seda me lähmegi tegema ja meil on ka hulk Euroopa Liidu värki ja sellest me kõik ka räägime täna. Ja siis selle all on meil nüüd 3 valget raamatut, mida me oleme, tegelikult on 4, üks on siit slaidist puudu, mida me oleme viimase 4-5 kuu jooksul MKM-i ja RIA Riigi Infosüsteemi Ameti juhtimisel koostanud, aga väga suure kaasamise, väga paljude teie kaasapanusega. See, millest me täna räägime, andmete tehisintellekti valge raamat, aga selle kõrval ka küberturvalisuse valge raamat, uus küberturvalisuse strateegia, ning ka personaalse riigi valge raamat. Personaalse riigi kontseptsiooni esitas minister esmaspäeval. Lähiajal jagame ka selle valge raamatu drafti laiale publikule, ootame sinna tagasisidet,
andmete tehisintellekti valget raamatut on teile jagatud, tahame täna tagasisidet, tahame ka kirjalikku tagasisidet kuni 19. veebruarini ja võib otse isiklikult Otile saata, hiljem paneme kindlasti ta meiliaadressi siia üles. Ja siis on veel küberturvalisuse valge raamat, mille nii-öelda avalikult jagatav draft saab vast valmis selle kuu lõpus, hetkel on nagu see veel kitsama ringi läbivaatamisel. Ja siis on muidugi 2 väga olulist tegevuskava selle all. Ja ma natuke räägingi siis konkreetsemalt, mis selles nii-öelda andmete ja AI valges raamatus on. Meie üldine siht, mida me seadnud, on see, et me teeksime Eestist andmepõhise riigi ja ühiskonna. Et läbi andmete väärindamise ja targa kasutamise juhtiva andmemajanduse, avaliku halduse, see on natuke kantseleitlik. Ühesõnaga, point on see, et me tahame olla parimad maailmas. Nii andmete kasutamises avalikus sektoris kui erasektoris. Ja see väljendub kolmes komponendis. Üks on inimeste heaolu, kuidas üksik indiviidil läheb paremaks, teiseks avaliku halduse kvaliteedis ja kolmandana ettevõtete tootlikkuses. Ja seal on 3 plokki selles dokumendis, kui seda dokumenti juba nagu dokumendina vaadata, 3 jaotust. Esimene on andmepõhine riigikorraldus ja majandus, ehk et nii-öelda, kas me seda nii-öelda toorainet, mida AI kasutab, kas me päriselt kasutame seda, kas meil on andmed hästi korraldatud ja hallatud, kas me suudame neid jagada omavahel, kas erasektor loob päriselt väärtust nende andmete baasil, mida riik hoiab, mida me kõik isiklikult toodame, mis erasektoril endal on. Siis teise plokina, et me ka siis ehitaks seda krativäelist, AI-põhist riiki ja ühiskonda, jälle tervikuna, avalik sektor, erasektor. Ja siis kolmanda elemendina, mida mitte kuidagi ei tohi unustada, on see, et see kõik toimuks viisil, mis säilitab ja kasvatab inimeste usaldust kitsas mõttes nende andmete ja tehisintellekti suhtes laiemalt, oma keskkonna, oma ühiskonna suhtes. Ja taaskord, eks ole, siin me rajaneme väga palju tööle, mis on olnud juba küpsetat, osa sellest nii-öelda Eesti digiühiskonna põhiväärtustest, aga kus need küsimused muutuvad palju kriitilisemaks. See küsimus, eks ole, kes on mu andmed kasutab, mida nendega tehtud, kus praegu, eks ole, see on pigem nagu nišihuvi, see muutub, ma julgen öelda varsti iga mehe ja naise selliseks nagu huvi orbiiti kuuluvaks asjaks. Ja selle all on ka 2 tegevuskava. Ma korra, eks ole, räägin ka siis nende strateegiliste sihtides, mida me 3 suunal sealme. Sest need on lihtsalt sõnad siin, eks ole, aga nendel asjadel on ka, on ka numbrilised väljundid. Esiteks, andmepõhine riigikorraldus ja majandus. Tahame kasvatada andmemajanduse osakaalu Eesti majanduse tervikust. Täna juba see 10,5% nii-öelda tähendab seda, et meil on kõige andmepõhisem majandus Euroopas. Ehk et kui me küsime, millest tuleb lisandväärtust, kas andmed on sisentootmises, siis suuremas ulatuses kui üheski teises Euroopa riigis, võime täna öelda, et meil tõesti on nagu andmepõhine majandus. Ja see väljendub väga laia hulga ettevõtete toimetamises, see väljendub, eks ole, Eesti ettevõtetes, Delfi meedias, see väljendub, eks ole, igasugustes suurtes globaalsetes korporatsioonides, kellel on ka siin arendust. Aga see võiks kasvada ja siht on olla ka siin suurima osakaaluga andmemajandus maailmas. Me tahame, et see väljenduks, eks ole, mitte ainult muidugi nendes kõige nii-öelda intensiivsemates, kõige edasijõudmates ettevõtetes, vaid laiapõhjaliselt, ehk et nii-öelda selles ulatuses, mil me suudame mõõta suurandmete kasutust ettevõtetes, oleks see tase 75%, see on ka meie Euroopa Liidu siht aastaks 2030, vaadates algtaset, päris raske väljakutse. Ja avalikus sektoris, kus me suudame natuke rohkem ka poti alla vaadata ja natuke otsesemalt suunata organisatsioonide tegevusi, soovime jõuda, meil on küpsusmudel, millest me võib-olla natuke täna räägime, mis nii-öelda kaardistab, kui hästi andmeid juhitakse, hallatakse avaliku sektori asutuses, soovime jõuda vähemalt 50 avaliku sektori asutuse ulatuses küpsustasemeni 4-5. Et see on juba päris hea tase, jälle täna on sellel tasemel 0 avaliku sektori asutust. Pilti jälle nii sünge, küpsustasemel 2 ja 3 on juba päris palju asutusi, aga ikkagi see ei ole väike väljakutse. See on nüüd nii-öelda andmed, see on see baasvundament. Siis lähme AI juurde ja selle nii-öelda ühiskondliku nii-öelda krattide kasutuseni. Esiteks tahame, et me suudaks panna euromärgi selle tõhususe kasvu juurde, mis tuleb AI kasutusest. Me ei ole täna suutnud seda teha, meil on 130 use case'i, aga kui sa küsid minu käest täna, kui mitu eurot on kokku hoitud tänu AI kasutuse, mul ei ole selle vastust. Me töötame selle metoodika välja ja see on hästi oluline, sest see on see, mille baasil me avalikus sektoris, kus see kõik on ka päris suur kulu, teeme selle investment case'i. Ja siis, eks ole, samamoodi mõõdame tehisintellekti rakendust ja panust, eks ole, lisandväärtusesse.
ja nii avaliku kui erasektori puhul võiks see number olla 75% organisatsioonidest, täna on need algtasemed veel päris madalad. Ilmselt juba täna natuke parem tänu GPT-le, aga mitte seal, kus olla võiks. Ja jälle ei piisa sellest, eks ole, et juht kasutab GPT-d selleks, et mingisugust uusaasta tervitust kirjutada, vaid nii-öelda mingisugune tegevus, mis panustab selle ettevõtte lisandväärtusesse. Ja siis lõpetuseks ka usaldusväärse inimkeskse tehisintellekti ning andmekorralduse rakendamine, kogu see nii-öelda õiguse ja usalduse pool. 3 mõõdikut, mille baastaset meil veel ei ole. Esimene on selline elementaarne andmekirjaskus, see on osa nii-öelda komponent sellest laiemast IKT võimekusest ja teadmisest, tahaks jõuda 80%-ni. Ja siis 2 mõõdikut, mis on minust nagu hästi huvitav viis, kuidas mõõta midagi, sest eesmärk ei ole mõõdikut suureks ajada, vaid väikseks saada. Me seda täna juba küberi ja küberturvalisuse vaatest mõõdame, mis on protsent inimestest, kes jätab teenuse, avaliku sektori ja erasektori teenuse kasutamata usalduse puudumise tõttu, hirmude tõttu. Ja eesmärk on seda päris madalaks juhtida. Küberis avalikus sektoris täna on see protsent 4. 4% inimestest jätab Eesti avaliku sektori teenuse kasutamata, kuna nad kardavad küberturvalisuse pärast. Ma igaks ütlen midagi juurde, et see on self-reported, ehk et meil ei ole täna seda metoodikat, mis nii-öelda mõõdaks päriselt inimeste käitumist, vaid teeme seda küsitluste baasil. Ja samamoodi tahame andmete ja tehisintellektiga seonduvalt seda mõõtma hakata. Ja siis optimeerida seda ideaalis 0. Aga ma arvan, et mina ütleks, et me oleme edukad, kui see arv on kindlasti ühekohaline. Ja kui me mõtleme kõikidele nendele väljakutsetele, kõikidele nendele asjadele, mis paratamatult meie maailmas hakkavad juhtuma, mis õõnestavad seda usaldust, siis kui me hoiame selle protsendi ühekohalise, on see päris suur saavutus. Siis ma väidan, et kui sa täna lähed enamustesse arenenud ühiskondas ja mõõdad seda numbrit, see kindlasti on 2-kohaline protsent. Ja see protsent tähendab seda, et kõik need efektiivsuse kasvud, kõik need võidud, mida sa sihid nende 2 esimese ploki all, need ei realiseeru või need realiseeruvad väiksemal määral, kui tahaks. Lõpetuseks tegevuskavadest. Tead, ma ei hakka siin detailselt rääkima nendest, sest selle kohta te kuulate päris palju, aga mida ma selle tühja slaidi juurde tahan võib-olla ära rääkida, on see, et me oleme pannud hinnalipiku sellisele ambitsioonikale tegevuskavale ja see hinnalipik on aastani 2030 täiendavalt 298 miljoni eurot. Suvaline, väga täpne number, eks ole, see võiks olla 200, see võiks olla 400, see on päris suur number ja see on nii-öelda riigieelarvistes vahendis, see ei puuduta neid numbreid, mida oleks vaja erasektori investeeringutest saada. Ja see ei ole kindlasti täna kokku lepitud, see on pitch, mida me läheme tegema valitsusele, lõpuks maksumaksjale, ma arvan, et see number ei tule ka ühe otsusega kätte, aga see on meie aus kaardistus sellest, milliseid ressursse oleks täiendavalt vaja, et viia ellu neid visioone, millest te räägite. Ja kindlasti see on osa sellest dünaamikast ja arutelust, meil on väga lihtne teha ägedaid visioone, rääkida, mida kõik võiks teha, aga see nõuab ressursse, see nõuab inimesi, see nõuab riistvara, see nõuab tarkvara, see nõuab litsentse, see nõuab koolitusi ja nii edasi. Ja muidugi see tuleb kõik millegi arvelt. Ja see on ühiskondlik debatt, mida me peame pidama, et kui palju me panustame täna õpetajate palka ja homme nii-öelda AI-põhisesse õpetajasse piltlikult öeldes. Ja see ei ole lihtne arutelu, et ma ei ütlegi, et siin on lihtsaid lahendusi. Lõpetuseks lihtsalt tulles tagasi sellele laiemale kontekstile rääkisime, et see andmete ja tehisintellekti tegevuskava on osa laiemast muudatusest või sellisest strategic review'st. Me uuendame praegu tervikuna digiühiskonna arengukava. Selle eesmärk, ütleme, see digiühiskonna arengukava ei ole väga vana, eks ole, et ta nii-öelda võeti vastu 2021, kuigi sisu võib-olla paljuski tekkis eelneva aasta poole teise jooksul, aga need muutused on olnud nii kiired ja nii põhjalikud, et see uuendus on vajalik. Ja selle arengukavaga me teeme 2 asja. Me võtame neid konkreetselt nii-öelda uuendatud põhjalikamaid tegevuskavasid küberturvalisuse andmete tehisintellekti personaalse riigi EID osas, me leiame seda ühisosa, loome selle katuse ja siis me vaatame ka otsa nii-öelda paarile horisontaalsele küsimusele, mis on täna laiali üle mitme arengukava. Oskused ja tehnoloogia kasutus ettevõtetes. Eks ole, millest räägivad mitte ainult TÜAK, vaid ka TAIE ja Harvak ehk haridusvaldkonna arengukava ja paljud teised dokumendid. Ja eesmärk ei ole nüüd muuta seda planeerimissüsteemi, aga korra nii-öelda luua üks tervikvisioon. Ja selles mõttes see nii-öelda, ma julgen öelda, et selle uuendatud digiühiskonna arengukava ülesehitus paljuski hakkab
järgib seda nii-öelda ülesehitust ja loogikat, mida te täna näete andmete ja tehisintellekti valges raamatus. See nii-öelda, sest kui me küsime, kui meie eesmärk on teha selline digiühiskonna strateegia, me küsime, mis peab olema meie põhjanael, mis on see suur muutus, mis on see nähtus, mille suhtes meie peame strateegilist reorientatsiooni täna tegema, see nähtus ongi tehisintellekt, see nähtus ongi see kognitiivne ajastu ja see nii-öelda arvutusvõimekuse pidev kahekordistumine ja need muutused, mida see toob. Ja paljustki kõik need muud elemendid, need tulenevad sellest. Küberturvalisuse maailm muutub tänu sellele, identiteedimaailm muutub tänu sellele, see, kuidas me suudame personaalse riigiga teenused osutada, muutub tänu sellele. Ehk kui te tahate teada, mis saab olema uuendatud digiühiskonna arengukavas, siis lugege see andmete ja AI valge raamat, mida teil on saadetud. Kujutage ette, et me lisame sinna natuke juurde küberturvalisuse osas, täpsustame natuke, kuidas riik hakkab teenused osutama ja enam-vähem te saate selle pildi kätte. Ja lihtsalt ajakavalises mõttes, kui nüüd veebruari jooksul küberriiga läheb veel nagu natuke rohkem, saavad need nii-öelda valged raamatud enam-vähem küpseks, siis me kirjutame seda kokku ühte üldistatud lühemasse plaani. See arengukava peaks olema lühike ja lööv, uuendatud arengukava. Jagame seda teiega teises kvartalis, vormistame, võtame vastu ja lähme riigieelarvet väga palju raha välja küsima, mida ei ole. Aga see on võib-olla juba diskussioonipunkt, kuidas me selle ressursiga sinna jõuame, aga mida meie saame teha MKM-i poole pealt ja milles ma ka loodan, et teie osalete, lisaks sellele, et te siia panustate nende sisuliste mõtetega, mida te olete juba teinud, on see, et te siis aitate meil kõigil ka ühiskonnale selgitada, milleks see hea on, miks see vajalik on ja miks seda investeeringut tasub teha. Nii. Suurepärane, aitäh! Küsimusi on tulnud väga palju, aga jõuame siin võtta vaid mõned. Esimene küsimus. Missuguses visioonidokumendis on detailselt defineeritud valge raamatu üks keskne inimkesksuse mõiste ning selgitatud, kuidas see suhestub meie ühiskondlike põhiväärtuste ja põhiõigustega? Selline filosoofilisem küsimus. Mingil määral digiühiskonna arengukavas on. Meil on, eks ole, need asjad, eks ole, selles riiklikus planeerimises natuke laiali, et meil on olemas ka sidusa Eesti arengukava, mis tervikuna kirjeldab seda ühiskonna toimimist ja kuidagi seal jookseb kokku. Ja teine vastus on alati Eesti 2035 on see katusstrateegia. Et sealt tuleb kusagil kokku, ta ei ole perfektne, aga ma arvan, et me saame ka nagu seda natuke uuendatuna sõnastada uues arengukavas ja tegelikult ka selles AI andmete valges raamatus. Meil on kõigil julgeolekumured, vaatame ärevusega. Kuidas saab tehisintellekt aidata riiki julgeoleku valdkonnas? Esiteks, ta on nii, nagu ta on võimestaja küberründajatel, on ta muidugi ka võimestaja kaitsele. Põhimõtteliselt me saame igat rünnet, mida meie suhtes oleks võimalik sooritada, ette simuleerida, olla valmis igasuguseks ründajaks ja muidugi tehisintellekt võimaldab meil lõpuks nii-öelda konkreetsete kübervaldkonna tööriistadega automatiseeritult reageerida. See on üks element. Ja teine element on see, seda me näeme väga palju Ukrainas, et kriisis hakkama saamine, sõjas hakkama saamine on tingitud sellest nii-öelda iteratsiooni kiirusest ja sellest nii-öelda suutlikkuses paindlikult reageerida. Ja seda rohkem me siin tehisintellekti kasutame, seda rohkem me seda andmepõhist asju otsustada, seda paindlikumalt ja kiiremini me reageerime. Ehk et nii-öelda, kui me räägime sellest muudatusest, mida need asjad võiksid tuua avaliku sektori toimimisse, siis osaliselt ongi see teatud suurem paindlikkus ja see omakorda võimaldab meil ootamatute olukordadega paremini hakkama saada. Aga selles mõttes riske on ka, sest me hakkame nendest andmetest ja nendest taristutest sõltuma ja see on jälle üks haavatav koht. Kuidas suhtuda selles, et Euroopa Liit on hakanud juba Euroopa Parlament konkreetselt ja ka Euroopa Komisjon tehisintellekti AI-d reguleerima enne seda, kui see on jõudnud veel piisavalt areneda? Siin tekib küsimus, et kas Hiina ja eelkõige muidugi USA ei või Euroopast mööda kihutada? Ja ma ei ole sõnagi rääkinud AI Actist, sellest räägib ka Henrik hiljem. AI Acti lühend on AIA. Natuke võib öelda, et see nagu mõju tehisintellekti Euroopas ongi AIA. See on huvitav küsimus, sest kui sa loed AI Acti esimest osa, kus räägitakse nendest sisulistest nõuetest, mida esitatakse ettevõtetele, kõik on jumala mõistlik. Sa tahad, et need väga suurte mudelite arendajad mõtleksid mingitele riskidele, dokumenteeriksid oma tegevusi, sa tahad, et sa nõuad, eks ole, et kõrgema riski ja mõjuga rakendusvaldkondades viiakse mingisugune riskihindamine läbi, on kõik väga mõistlikud nõudmised, tegelikult oleks täna juba teha, sa loodaksidki, et kõik osapooled teeksid.
ja kui sa vaatad, mida Ameerika vähemalt, kuhu ta liigub, tegelikult teiste mehhanismidega kehtestavad samasuguseid nõudeid. Probleem on muidugi selles, et kui sa loed selle õigusakti teist poolt, mida nüüd kokku lepitud, kõik need sätted, kuidas järelevalve hakkab toimuma, mis on raporteerimiskohustused ja nii edasi, see on üks ilge bürokraatia. Ja see risk ei ole selles, et me nõuame, et ettevõtted teeksid valet asja, vaid et see viis, mil me nõuame ja kontrollime, kas on seda teinud, hakkab olema hästi kulukas ja nii nagu on GDPR-iga, eks ole, see aur läheb compliance'ile ja sama probleem GDPR-iga. Põhimõtteliselt kõik need asjad, mida me nõuame, teeksid oma andmetega kõik väga mõistlikud, tahadki, et kõik teeksid, on ökosüsteemi jaoks hea, aga see määramatus rakendamises on päris jube. Mina ütlen, et mida meie ühe riigina, Eestina saame nüüd teha ja mida ma loodan, et ka kollektiivselt või vähemalt samameelsed riigid teevad, on pingutame hästi palju, et see reaalne EAI-akti rakendamine oleks võimalikult sujuv ja et me suudaks presenteerida kõiki neid kohustusi võimalikult ühtlaselt ja lihtsana ettevõtetele, et see läheb selle meie majanduspoliitikaga kokku ja sellega, kuidas me ettevõtete jaoks e-teenuste keskkonda proovime juhtida, et kõik see compliance oleks valutu, et see oleks võimalikult automatiseeritud, aga ma ütlen see väljakutse ja see meie väljakutse, et see oleks ka kitsas mõttes Eesti majandusele selline aia. Sa ütlesid juba, et raha on palju vaja. Kus see raha tuleb? Nägime just õpetajate streigi ajal, et raha riigil ei ole. Ja. Tervikvastust mul täna ei ole, aga ma võib-olla ühele elemendile sellest osutan, mis on seesama return on investment nendest asjadest, eks ole, et me viime praegu läbi eelarve revisjoni ehk nulleelarve protsess, mille eesmärk on paremini aru saada sellest, mis otstarbetel me ressursse kasutame ja see võimaldab seda küsimust ja mida see praktikas tähendab, on igale avalikule teenusele ja nendele alateenustele väga suur Excel, paraku on see jätkuvalt Excel, kus me mõtestame, mis on see loodav väärtus, kas on dubleerimis, kas võiks teistmoodi osutada ja see annab meile sellise protsessi ja kontseptuaalse raamistiku, kus me saame ka siis ratsionaalselt öelda, kuulge, siin me võiks AI-d rohkem rakendada, selle lisandväärtus 5 aasta jooksul on järgmine. See probleem on selles, et me peame välja tulema innovatsiooniprojektide kontekstis, kus ei ole konkreetseid lubadusi tulu osas, kohta, kus me saame tulu lubada, sest üldiselt raha selleks, et teha tegevusi, kus on prognoositud tulu, seda me leiame. Küsimus, eks ole, on selles, mis on see kulude baastase. Ühekordset raha on riigis lihtne leida, seda on ka näha õpetajate palkade läbirääkimises. Ühekordse raha leidmisega pikka hakkama, aga see probleem on nendes püsi- ja baaskuludes, mis on kohustused, eks ole, mida siis maksumaksja peab kümnendik andma. Et kas me suudame neid ressursse mobiliseerida viisil, mis ei koorma maksumaksjat täiendavalt kümnendite kaupa? Ja 2 kiiret küsimust, need samad küsimused, mida küsisime ka osalejatelt, kas sa kasutad igapäevaselt tehisintellekti tehnoloogiaid? Jah, ja 2 viisil, üks on need viisid, millest ma ise olen teadlik, kõige rohkem on see hetkel veel personaalse ChatGPT-ga suhtlemine, aga ma loodan, et väga varsti ka organisatsiooni kontekstis, organisatsiooni andmetega ühendatud kontekstis ja siis teine muidugi kõik need viisid, mil meile kõigile nähtamatul viisil tehisintellekt juba mõjutab meie elu. Ma siiski jõudsin enam-vähem õigeaegselt siia kohale ja see oli tänu Google Mapsile. Ja kas sa usaldad tehisintellekti tehtud otsuseid, infot, mida ta annab? Kas ma usaldan inimeste tehtud otsuseid? Paneme siia 3 punkti mõttepausiks. MKM-i digiarengu asekantsler Luka Silvas, aitäh! Aitäh teile!